Selles videos näitan, kuidas panna Sprite'i klaviatuuri abil liikuma. Programmis on olemas juba üks taust. Selle tausta peal on üks Sprite nimega Kole Koll ja sellel Sprite'il on 2 kostüümi. Ja ülesandeks on eesmärgiks on panna see Sprite siin liikuma klahvide abil, näiteks nooleklahvide abil, nii et kui ma vajutan ülesse noolele, siis liigub ta ülesse ja teiste klahvidega samamoodi. Alustan sellest, et kui programm algab, vajutatakse käima programm, siis alustatakse ka liikumisega. Kuna nüüd selle klaviatuuri klahvide vajutuse kontroll peaks toimima kogu selle programmi töö jooksul, mitte ainult üks kord, kui programm käivitatakse, siis panen kõigepealt peale programmi käivitamist lõputu tsükli, ehk selline plokk korda lõputult ja siia sisse kõik need plokid, mis kontrollivad klahvide vajutusi. Klahvide vajutusi saab kontrollida kui plokiga, see on ka juhtimise plokkidest, nii, kui, ja nüüd andurites saan klahvi vajutuse tingimused, kui klahv, näiteks ülesnool, on alla vajutatud, siis kõigepealt valin selle suuna, kuhu suunas ta liikuma hakkab. See on liikumise plokkides, sinistes plokkides osuta suunas ja siin on valikud 4 põhisuunda, on üles. Ja et ta nüüd ka liiguks selles suunas, panen siia ka liikumise ploki. Et ta vahetaks iga sammu järel ka kostüümi, siis panen siia ka ploki, mis vahetab kostüümi. Siis praegusel juhul peaks mul juba üles liikumine toimima. Muud klahvid ei toimi, üles liigub. Nii, samasugust tegevust tuleb mul 4 suunas rakendada. Ehk kui on alla nool, siis osutan alla ja muud asjad jäävad samaks. Kui vasak nool, siis osutan vasakule. Kui paremale nool, siis suund paremale. Nii, ja nüüd peaks mul tegelane liikuma igas suunas. Klahvid toimivad.